Tuletagem siis meelde, üks oluline asi negatiivse arvuga korrutamisel on see, et ta keerab seda asja teistpidi. Kui meil siin on merepind või mingisugune veepind, me lainetab siin. Ja see on, võtame selle nulliks, siis positiivsed arvud on kuskil siin vee kohal hüljuvad ja negatiivsed arvud on vee all. Need on kõik miinus märgiga. Ja kui meil on mingisugune arv vee kohal, näiteks siin mingisugune keegi lind siin lendab lendkala, kohal 2. Ja kui me 2 korrutame -1-ga, siis me viime selle teisele poole merepinda, peegeldame merepinnast täpselt teisele poole samale kaugusele. Ja see on siis miinus, mis iganes lendkala see on siin. Ja vastupidi, kui meil on vee all mingi elukas ja me korrutame -1-ga, siis me toome ta sama kõrgele vee kohale plussossa. Sa korrutasid 15, mis on kuskil seal üleval kõrgelt. -100-ga, jah, selline huvitav kooslus oli, et 15 korda -100. No selle -100 me võiksime lahti võtta, kirjutada lahti, et ta on -1 kord 100. No, kas see on siis 0,015? Nii. -1 ma võtsin siia ette sellepärast, et me saaksime selle eristada. Sest nüüd me saame kirjutada 15 korda 100. Ja alles siis korrutame selle -1-ga. Sest me tahame kõigepealt saada teada, milline on selle korrutise väärtus absoluudina. Ja siis vaatame märgi. Me võime ka teistpidi teha. Nii. Nii, siit me saame tõesti 1500 ja miinusmärk või -1 keerab selle teistpidiseks ja kokku siis kogu see asi on -1500. Minu arust oli, kui mingi miinus on, et siis sa lihtsalt paned need 2 nulli lihtsalt nagu selle arvu ette, nagu selle 15 ette. Ma ei tea. Sa räägid praegu sellisest olukorrast nagu 15 korda -0,001.